varahommikul siit kiriku juurest juba teel. Kell on mingisugune 3:06 alles, päike pole veel tõusnud, päike tõuseb 7:04, et kuhu nüüd. Aga bussi peale ja busside valik pole suur, et ma tahan sinna saada otsa sõita Ponta Delgadasse, et sealt siis astuma hakata. Aga üks valik bussi on ja see on kell 7. Aga noh, täpselt kellaajaliselt muidugi ei tea seda bussi, et hakkab kell 7 sealt Santa Cruzist tulema, sest tal on mingi paar-kolm kilomeetrit sõita. Aga ta teeb palju peatusi, et millal ta siia täpselt jõuab, aga seni võiks vähekene siis Florese kaarti vaadata, mis mulle eile turismiputkast kätte pisteti. Et no kõigepealt see ütleb saare suuruse kohta, et 141,4 ruutkilomeetrit on pindala. Maksimaalne kõrgus on Morro Alto, 914 meetrit. 12,2 kilomeetrit on siis ilmselt sedapidi see läbimõõt ja siis 16,6 on siis sedapidi, pikemalt pidi see läbimõõt. Lennujaam, kus ta maandus, on siin Santa Cruz das Flores. Siis Facenda, kus mina praegult olen, on siin. Kui ma bussiga tahan sõita, on siia tippu Ponta Delgadasse ja siis ma tahaksid siit äärest siis siia alla. Kus see Faya Grande on, siia astuda. Ja siin jääb siis Euroopa läänepoolseim punkt, isegi kui Flores on siis Ameerika laama peal, siis administratiivselt läänepunkt on see Ilha de Monixque. Jääb siia. Buss, mitte ühtegi teist reisijat pole. Ponta Delgadas kohal, siis päris saare põhjatipus, see peaks olema miskisugune vaade või mirador, siin peaks ta piknikuala olema, et paras hommikusöögi kohta pidada. Ja eks siis vaatab edasi, mis saab. Siin infotahvlil räägitakse Florese lähistel toimunud lahingutest, et kuigi Flores on selline suhteliselt isoleeritud saar olnud ajalooliselt, siis piraatidest ja igasugustest sõjakatest tegelastest ei ole ta pääsenud. Aga muidu asustati see saar suhteliselt hilja, et avastati ametlikult 15. sajandi keskel, kuigi mitteametlikult olid olemas siis 7 Azoori saart ja 2 Florese saart juba ammu enne seda ametlikku avastamist. Aga asukad siia, esimesed asukad olid lambad, kes siia toodi kuskil 1475, aga inimesed jõudsid alles 1510, sest need esimesed asustajad, kes selle saare siis avastas ja hakkas üritama asustada, leidis, et pinnas ei ole ikkagist piisavalt viljakas ja siin on raske elu ja läks teistele Azoori saartele. Aga 1510 siis tekkis inimasustus siia. No kui buss mind sealt ülevalt mäe otsast siia Ponta Delgadasse tõis, ma vaatasin, et päris auku. Et eks nüüd tuleb siis hakata üles ronima, aga Ponta Delgada on siis Florese saare suuruselt 3. asustus ja ka rajatud kuskil 16. sajandi teisel poolel. Et inimasustus tekkiski põhiliselt ka siukestele rannaäärsetele aladele, sest Florese saar on suhteliselt karmi maastikuga, järsud mäed ja järsud orud. Siit see Corvo saar paistab kenasti ära ja paistab ka seal, kuidas vee kohal vihma sajab, et Flores taaskord on üks sellistest paikadest, üks sellistest Azoori saartest, kus võib näha kõike 4 aasta aega ühe päevaga väidetavalt ja siin sadavat üsna palju, isegi rohkem kui teistel saartel. Looduslikult pidavad väga ilus koht olema, et hakkab pihta väikesed joekesed ja joakesed. Farol de Albernas
üks saade otspunktidest. No näe, tänapäeval on niimoodi, et majakavahtidel igav ei oleks, siis juhatatakse neile siia sujuvalt turiste vaatamiseks ja vaatama. Aga accesso prohibido. Et see majakas ei ole selline, kuhu igaüks ronib. See seal kaugemal, see kivimölakas ongi siis Moonico Islet, et kõige läänepoolsem punkt Euroopas. Paistab siuke tavaline kivimölakas, umbes 35 meetrit ulatub üle siis ookeani pinna. Siin vahel see lahekene, mis on selle sügavus, on 45–55 meetrit ja omal ajal ta pakkus tolmivarju laevadele ja läheneda saab sinna siis ainult paadiga. Väga suur looduslik biodiversity ehk siis elusloodus, muidugi looduskaitse all. Ma näitan siit natukene seda saare Florese põhisaare serva. Siuke päris järsk. Aga fun fact, Florese saarel oli kunagi olemas oma ajaleht ja see ajaleht just kandis selle kivimölaka järgi seal nimetust ja selle ajalehe nimi oli Moonico Islet, Moonico saareke ja siis Moonico oli ajaleht, aga täna see ajaleht enam ei funktsioneeri. Okei, ots ümber. See ots saarest hästi paistab tänasel päeval olema, sest ta üles halitud. Kalliamaadeks tehtud. Siin on pruunienku, samuti jäneseid palju. Tähendab, et ma ei näe teda. Ahah, see aru, et ikka nägin. Suht julge. Flores tähendab portugali keeles lilli. No siit on näha, millest saade nimi tuleb. Rääkides saade värvidest, siis Wikipeedias väidetakse, et mingi poeedi järgi on tema hüüdnimi, Florese hüüdnimi kollane saar. Mingites teistes allikates öeldakse jälle, et roosa saar, et olevat siukest roosakat jumet. Noh, ma ei näe siin praegu kumbagi värvi esindatud, aga igatahes hüüdnimeliselt siis kollane või roosa. No siit näeb ära, kuidas majakas tegelikult seisab suhteliselt järsu nõlva peal. Sellega sai kõva tee otsa ja minek punasele teele siin nähtavalt bussid siit ei sõida. Saade läänepoolsest otsast või täpsemini küll loodepoolsest otsast. Aga mõned autod on ikka vastu tulnud. Taimestik on siin huvitavad samblikud, et ma olen tõusnud sealt alt veeadest miskisugune 600 meetrit ja on näha, et taimestik muutub. Ohoo, teed kohe nurga taga. Räägi veel, et pole head teed, vaatsid tuleb. Siit kõrgemalt korruselt paistab see kõige läänepoolsem kivimölakas päris saade lähedal olema. Mõnus terrass ikka. Seal all üsna veega ühel tasapinnal siit vaadates paistab üks asula, mille nimi peaks olema Ponta. Raadiomastide järgi otsustades võiks oletada, et seal ees on tegemist saare kõrgeima tipuga Morra alt. Seal all paistab miski suht kuivanud järveke. Ühtegi kokku Floresel pidi olema 7 järve. Niimoodi mulle kuskilt nagu kõrduva silma jäi. See on siis esimene, mida mina näen. Mis pole miski infotahvel. Soodide valitsus siis teatab, et ilmselt kaitseala, et ma küll ei saa portugali keelest aru, aga praegult siis ma peaks olema 740 meetri kõrgusel
ja siit tegelikult üks tee läheb Faia Grandesse alla, sinna ma lähen ka varsti, aga siis on see Morro Alto tipp, et üritaks kõigepealt sinna ronida. No nii, kohal Morro Alto saare tipu siis raadiomastide ja satelliidipostide juures. No vaadetega on täna niimoodi, et pilved tulid just ette ja ma olen siin kerges uduvihmas isegi. Nüüd vaadetega nagu on. Seal on mingisugune tipumärk, mis nagu ei paista päris kõige kõrgem. Aga võib-olla see on siis looduslik tipp, et nende tipukõrgustega on siin natukene seletamist. Kaart ütleb mul 914 meetrit, mingid allikad on 915 meetrit ja kusagil ma nägin isegi 920. Et kas sa loed neid inimlaiatisi ka tipuosaks või ei loe, et selles on vist küsimus. Igaks juhuks katsun selle posti ka ära, siis saab öelda, et Morro Alto tehtud. Jah, Florese saale kõrgem tipp valutatud. Ja siit nüüd algab Faia Grandesse marss ehk põhiline asula siin Florese saare siis läänerannikul, kus ma täna ja homme ka peatun. Kus on Lillemeri, see täitsa õigustab saare nime Flores, lilled. Ja näha on, et ma olen siis punaselt teelt maha keeranud ja siia päris matkateele kividele tulenima. No seda kõige läänepoolsemat kivimürakat saab iga nurga alt nüüd vaadatud. No siin on ilusate vaadete kohad, et see põhjapoolne ots siis sellest saarest oli paljem, kui ma arvasin ses suhtes, et ma mõtlesin, et seal on ikka metsa ja taimestikku rohkem, aga tundub, et see on koondunud mujale. Arvan, et need on Faia Grande majad, mis paistavad, aga noh, laskumine sinna on päris järsk. Majakesed muutuvad vaikselt suuremaks. Ja see Faia Grande on ikka päris madalal. Täitsa Faia, mis tundub nagu terve igavitsk ronimist hiljem. Omg sealt sellest jätsust seinast. Ma kuskilt alla tulin, täitsa ime, kus seda ta küll läbi pääses. Väheke distantsilt ka sama jutumärkides küngast. Okei, siit saab veel natuke teed nüüd astuda. Kui all oled, siis paistab päris suur asula see Faia Grande. Igatahes on tal väga korralik kirik. Seekord on mul siis selline tagasihoidlik ühismajutus, The Pink House Hostel. Siin saarel on mõistliku hinnaga majutusid jätkuvasti väga raske leida ja isegi selline majutus maksab 95 eurot. Aga ei, ühistuumid paistsid väga normaalsed ja loodetavasti inimesed on ka normaalsed.